käisime turul ja kui te mõtlete, et Eesti mingi keskturg, see on ikka nunnu, see on selline väike turg. See turg, kus me käisime, seal on 4000 poodi. Me läksime sinna ja kohe väravas võttis meil mingi turu nii-öelda turvamees, kes võtab turiste kaasa endaga ja tutvustab seda, sellepärast päriselt ma oleks ära eksid sinna. Elusloomad, puurides kanad, tuvid, jälle mingi kassipojad liiguvad ringi. See on, ütleme niimoodi, see oli päris suur šokk tegelikult, aga päris lahe oli. Ja siis tee peal ka oli lihtsalt kanapuurid, 12 dirhamit, üks elus kana, ehk siis mingi 1,2 euri. Saime ühe kohalikuga kokku ja läksin temaga linnast välja. Põhimõtteliselt esimese puu või märjama koha juurde. Ja siis ta näitas, et neid asju tuleb korjata sealt puu otsast, need on head. Et kuigi nad on rohelised, nad on ikkagi söödavad. Me olime väga skeptilised, ütlesime ära jama. Ta ütles, et saab süüa küll, et need ei ole mandariinid, need on tangariinid. Räägi meile, kus see üks ilusa rüü sai. Käisin turul, algul küsiti 600, maksin 100. Põlv oli haige juba, teate, turul kondab küsiste sisse. Üks masseeris põlve ära, nüüd on täitsa hea ja korras. For 3 months. And for your back also. Back is good. Oh, no, it's okay. Like Camille. Это Шиша, это Нарва. Привет, город Нарва. Põhimõtteliselt oli selline lugu, et rahulikult jookseme, teise poolad on koer, kõik on tore, kõik on kontrolli all, siis sai aeda otsa ja koer oli meie taga ja haukus kurja häälega aga pole tullu. Nüüd me võtsime valmistume ja tegime lõigu, harjutasime, et kui järgmine kord on samasugune situatsioon, siis enam ei ole probleemi. Täna osad insenerid lähevad vaatama Hollandis Skrutti. Oleme võistluskeskuses, siin toimub Skrutt, kus siis kõik meeskonnad peavad ette näitama oma autot, tõestama oma arvutused ära, näitama oma dokumentatsiooni, et kõik nii juhtmestus, mehaanika, elektroonika, kõik oleks reeglitega vastavuses. Nii et homme on meil sama asi vaja ära teha enda autoga, aga läheb väga-väga kiireks, sest juba ülehomme on meil start. Dünaamilist skrutti, kus lähme raja läbi sõitma, et garanteerida, et meie auto on nii meie kui ka teiste jaoks liikluses ohutu. Ehk siis väga okei on pigem sõita mingi 50-40, aga mitte see, et jääme täiesti seisma. Solaraid, oleme segaduses kuhu minna. Me oleme lennujaamas sellepärast, et me tahame olla kindlad, et inimesed saaksid aru, kuidas lugeda kaarti. Igaks juhuks, kui katkeb sidekõrbes, kui juhtub mõni õnnetus, on meil välja prinditud 80 lehekülge üksikasjalikku kaarti. Siin on punktide järjestuses takistused ja teine rida näitab intervalle. Kolmas rida on meie jaoks tõenäoliselt kõige olulisem. Kuna sõidu algus nullime me kõik odomeetrid, siis me saame ka orienteeruda odomeetri näidu järgi ja siia on ära märgitud mitmendal kilomeetril tegevus toimub. Järgmine on 6,5 peal, teine väljasõit. Vabandust, kolmas väljasõit.